Tere teile kõigile! Täna on laupäev ja 21. september ja sellest jamast või probleemidest ja elust, mis on toimunud hetkel 2 nädala jooksul, on nüüd, ei ole isegi nädal möödas, aga ma sain aru, et ma pean end jalule ajama uuesti, kuna see hakkas minu elus segama, et ma olen natukene depressiivne ja ei saa voodist välja põhimõtteliselt. Ja ma mõtlesin, et räägin teile, et ma usun, et ma pole ainukene, kes sellistes olukordades on vahel. Et kuidas ma edasi hetkel olen liikunud. Mu koer passed away esmaspäeval. Ning see ei tähenda, et ma endiselt ei ole leinas, aga ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi sellises olukorras teha hetkel. And that's how it is, and ma pean liikuma edasi. Minul on hästi palju see aidanud tegelikult, et kui ma olen üksi siin välismaal, siis minu sotsiaalmeedia inimesed, kes jälgivad mind, et on mind nii palju toetanud, jaganud lugusi ja olnud olemas, et see on impressive, kui palju toetust ma olen sellest ja energiat saanud sellest kõigest. Aga rääkides sellest, mis siis, kuidas mina nagu edasi olen liikunud, et ma olin sellises situatsioonis, kus ma ei saanud voodist üles, ma ei söönud põhimõtteliselt absoluutselt ja kõik minu lümfisõlmed olid täiesti paistes. Nüüd nad lähevad alla tagasi, mis oli mulle märguanne, et something is wrong. Et mul oli nii paistes, nad hakkasid valutama mu reaalselt. Et mul lööb niimoodi millegi pärast see välja, et see on another story juba. Aga ma tahtsin teile öelda, mis ma tegin, et saada sellest august välja, kuna see ei ole lihtne, kuna see mõjutas minu tervis, minu igapäevaelu, minu suhteid, minu firmad ja kõike sellega seoses. Ehk siis, issand jumal. Ja mis ma tegin, oli kõigepealt refresh your mind, ehk siis mine välja, jaluta ja ole aktiivne, et kui sa tead, et sa oled sellises olukorras, siis ise kui sa taha minna usually, you go for it. Et ole kas või pool tundi, see pool tundi võib muuta juba nii palju sinu jaoks. Et see oli täpselt minu olukord, et ma pisarad voolasid, aga ma olin ikkagi usualis, et saada uut mindseti. Hispaanlased on nii lärmakad. Ja teine asi, ole kindel, et sa sööd midagi, et üks banaan nagu mina päevas ei aita, that's the rule. Söö, hästi palju söö. Et muidugi ma soovitan tervislikku asju süüa, mitte mingi Nutella purk käes, et that doesn't help you. Et söök, see on sinu energiaallikas. Mis mind ilmselt aitas see, et ma tean, et see on hea rääkida teiste inimestega, mis toimunud on, aga teised inimesed ei saa aidata sind, mis on, that's how it is, nad ei saa sind mitte kuidagi aidata, nad saavad ainult sulle olemas olla, mis on juba see, mis sa vajad teadmiseks, et nad on sul olemas. Ja kui sa kogu aeg räägid enda murest over and over again, siis sa süvendad seda endale rohkem. Ja seda ma olen vältinud tegemaks, et ma räägin sellest, et enda koerast näiteks, et ma räägiksin kogu aeg, et it doesn't help you. Et see oli nagu üks asju, mis kindlasti aitas. Ma tean, et neid asju on lihtne öelda, et mine välja, söö ja refresh your mind'i ära süvenda endale seda probleeme enam. Et need on lihtsalt tavalised kuldreeglid, ma arvan, kuid mõnikord sul on vaja seda kuulda ja sa pead end pushima, et ma pushisin ennast ja täna vahel 4. korda see nädal jõusaali, ma pole ammu juba 4 korda jõusaalis käinud ja ma plaanin homme ka minna, mis on siis 5. kord. Ehk siis push yourself, sa tahad olla parim versioon endast, et see on hästi tähtis.